Tipptasemel pallimängudes ei ole isegi laias maailmas tavaline olukord, kus 6 aastat mängupausi pidanud mees naaseb meistriliiga tasemel väljakule. Aga just seda tegi pikaaegne Eesti koondise käsipallur ja karjääri jooksul Saksamaal, Hispaanias ja Luksemburgis mänginud Risto Lepp, kes pühapäeval jooksis enda poolt loodud ja juhitud klubi HC Tallinna särgis platsile Eesti meistrivõistluste vaheturniiri mängus HC Kehra vastu. 6 aastat ma pole tõesti särki selga tõmmanud võistlusmängus, aga trenni ma olen ikka teinud ja trenni olen poistega 2 viimast hooaja ettevalmistust kaasa teinud ja viimast paar kuud selle jaoks valmistunud ja treeningutel olen ka umbes 6 aega käsipallitrenni teinud, aga siin mõte hakkas juba idanema mingi aeg, et tundsin, et endal füüsiline vorm peaks olema okei, mentaalne samamoodi ja vigastus ka ei sega, et nüüd on lihtsalt vaja veidike aega, et sisse elada. Lepa debüüt lõppes HC Tallinna napi 1-väravalise kaotusega 26-27, kuigi suure osa mänguajast suudeti kerget initsiatiivi hoida. Vaid rünnakutel platsil käinud ning kaitseolukordadeks pingile jooksnud Lepp toetas omasid 2 väravaga. Enesekriitiline mängumees ei jäänud enda esitusega üldse rahule. Täna mina olin kindlasti veidikene veel roostes ja väga palju tehnilist praaki ja loomulikult ma pean selle mängu tempo karjuma, et kui ma rünnakul ise käin, need 20-sekundilised kiired sutsakad ja tagasivahetuse jooksmised, need võtavad kõvasti läbi, nendest on vaja taastuda ja eks step by step vorm peaks tulema, aga tänane mäng minu poolt vaadates ikka oli päris kohutav. Peatreenerist isa Jüri Lepp on kindel. Kui pikast mängupausist tingitud pinged järgmistes mängudes maha saab, siis suudab Risto HC Tallinnale hooaja otsustavaks faasiks palju kogemust ja mängutarkust juurde anda. Just tema jaoks olid pinged kõige suuremad, et mäng iseenesest meil on nagu turniiritabelis midagi ei tähendanud, aga eks see, kui sa liiga tahad, siis ei tarvitse kõik välja tulla. Kindlasti järgmised mängud on tal juba oluliselt pingevabamad. Ta on ikkagi mängujuht, aga kuna ta nendega kellegiga ühtegi niisugust ei sõprusmängu ega treeningmängu ega ametlikku mängu ei ole mänginud, siis kindlasti niisugune üksteise mõistmine jätab veel soovida, aga küll ta tuleb, et aega veel on tähtsateks mänguks küll ja küll. Praegu joonemängijatest on ka Rainer Kelk puudub, kes põhijoonemängija on ja kui tema tuleb juurde, kindlasti joonemängija koostöö, mida ta nagu väga hästi oskab, et see hakkab kindlasti tulemust tooma. 2013. aastal raske õleoperatsiooni tagajärjel profikarjääri lõpetanud 36-aastase Lepa igapäevatöö on viimastel aastatel olnud HC Tallinna käsipalliklubi juhtimine ja arendamine, kuid selle kõrvalt on spordihingega mees pidevalt koos esindustiimiga ka ennast vormis hoidnud. Ühel hetkel sai talle selgeks, et soovib meeskonnale ka väljakul veel midagi juurde anda. No ma loodan, ma ütlesin kuttidele, et ma ikka loodan, et see teile on vastuvõetav ja mina tulen teile juurde andma, mitte kellegilt kohta ära võtma. Ega ma teisi selliseid tegevsportlasi ei tea, mis siis, et Eesti liiga on Eesti liiga, ei ole professionaalne liiga, aga kes oleks 6 aastat vahele jätnud ja siis mängima hakanud, ega see lihtne ei ole ja millegi muu kõrvalt seda väga raske teha, aga ma olen siin valmis viimased paar kuud vaid sellele keskenduma, et ehk hoidma oma keha korras ja taastuma ja elama nagu profisportlane. Mis saab senikaua klubi juhtimisest? Ega see klubi on juba siin saadud niimoodi jooksma, et kõik noortetreenerid saavad oma gruppidega ise hakkama ja meil siin klubi juures on mõned inimesed, kes on mulle abiks ja ega üks mees seda klubi ei peagi juhtima, ei tohigi juhtida, et ülesannet tuleb delegeerida ja igaüks võtab vastutust ja ühiselt koos seda asja saame. Eesti pallimängu liigades on levinud ütlus, et tibusid loetakse kevadel, nii ka käsipallis. HC Tallinn on 2 vooru enne vahegrupi turniiri lõppu tabelis kindlalt Põlva Serviti ja HC Kehra järel 3. kohal ning eesmärgiks on pealinna tuua medal. Mida kirkam, seda parem. Ega mina ka siin niisama nalja tegema ei tulnud ja see veel annab jõudu ja jaksu veel terve meeskonnale juurde, et me sellise napi kaotuse saime, aga hooaeg on veel pikk ja otsustavad mängud peetakse alles mai lõpupoole, nii et meie paneme kõvasti edasi ja vaatame, kuidas hooaeg lõpeb. Ma olen alati seda tundnud, et kui play-off tuleb, et siis mina olen nagu valmis seda pinget taluma ja see pinge mulle meeldib ja selle all ma tahangi mängida.